Digivahendid võivad toetada lapse huvi maailma vastu, tema loovust, isegi tema lugema õppimist, aga sel juhul, kui sina oled vanemana see vahendaja, see juhendaja ja tegelikult ka kontrollija, mida ta selle ekraaniga teeb ja kuidas ta seda kasutab. Seega on oluline teadvustada nutimaailma ja digivahendite rolli ja mõju meie laste tervisele, meie laste käitumisele ja meie laste suhetele. Mõned abistavad küsimused, millele sa võid vanemana alati mõelda. Millised on teie kodused meediamustrid? Kuidas te kodus ekraane kasutate? Kas teil on ühist ekraanivaba aega ja kas te naudite lastega niisama koos olemist? Mõtle oma kodustele meediamustritele ja sellele, kas neid oleks vaja korrigeerida, muuta ja kuivõrd paindlik sa sealjuures ise oled. Mõtle sellele, millised on täna teie kokkulepped. Kas need on sinu loodud kokkulepped või oled sa kaasanud sellesse ka lapsi? Kas te peate nendest kinni, nii sina ise, ja kuivõrd sa aitad lapsi nendest kinni pidada? Mõtle sellele, millised kodused rutiinid on täna ekraanidega varustatud. Näiteks söögilauas, hambapesu ajal või unerutiinide ajal. Ja kas ekraanil on seal oluline koht? Võib-olla neid ei oleks sinna vaja. Mõtle sellele, kas ekraanid täna teie kodus on pigem õppimise ja oskuste lihvimise toetamiseks või täidavad nad meelelahutaja ja lapsehoidja rolli. Ka siin saad sa ise muudatusi sisse viia. Ja mõtle sellele, millised on need märgid, mis annavad sulle aimu, et sinu enda ekraanikasutus ja laste ekraanikasutus on paigast ära.